Kokk Portos esitleb. Kui te tulete Õkva otse nii nagu mina ja pöörate paremalt poolt kaske siiapoole, olete jõudnud Võrumaale, Lasvale ja Kõrgemäe tallu, mis lisaks juustu ja piimatootmisele on üks väga isevärki talu. Selle talu ajalugu on pikk. Meie oleme tulnud siia 92. aastal, aga tegelikult ajalugu hakkab juba 1926. aastast ja meie oleme juba 4. põlvkond siin ja 5. kasvab peale. Ja millega täna tegelete põhiliselt? Põhiline on piima tootmine ja juustu tootmine. Juustu küll poodi ei lähe, aga laatadel müüme pidevalt. Talu on väga kuulus ka oma käsitöö poolest. Kes on selle käsitöö taga sinna? See on minu vanaema, kes on 91 aastat vana ja tema on nüüd ajast aega teinud käsitööd. See ei ole mingisugune Veneetsia nukkude muuseum, see on kõige harilikum väike Eesti talu, kus on nukke sadu ja sadu. Vau! Asta, kas see ongi teie salatuba? See ongi minu salatuba. Siin käin ma unistamas ja mõtlemas ja indu kogumas. Ja nukk on võimalik näha ka avatud talude päeval. Hämmastav. Teil on avatud talude päev nüüd 2 päeva lausa, 20. ja 21. juuli. Mida inimesed saavad näha ja teha, kui nad tulevad siia? Inimesed saavad näha, mis siin talus on. Siin on, ma arvan, päris palju vaatamist. On käsitöö, on nukumaailm, on lehmalaut avatud, on köök, köögis kindlasti küpsetatakse, sõira, juustu, kõike saab maitsta ja ka kaasvast. Teha saavad lapsed ponidega sõita ja võib-olla nii mõnegi töö juures käed külge lüüa. Tule siia praegu. Nii et kõik lumehelbekesed, tulge siia maale, tulge tehke maatööd ja uskuge mind, et teie elu saab hoopis teistsuguse väärtuse või öelda teistsuguse väärtise. Oled sa rahul nüüd? Ütle, oled sa rahul? 5. üle-eestiline avatud talude päev ootab sind külla juba 21. juulil